Kuidagi mul tekkis see tunne, tere sulle, et tahaks jagada sinuga täna sellist teemat nagu koht perekonnasüsteemis. See puudutab kuuluvust, kas ma kuulun perekonnasüsteemi ja vahel on selline tunne mõnel inimesel, et ma nagu ei kuulu. See tähendab seda, et mul nagu ei ole kohta seal süsteemis. Ja kui me seda hakkame niimoodi uurima, siis tihtipeale, kui ma vaatan ka siin oma töödes neid inimesi, siis tõesti on selline tunne tekib, et sellel inimesel nagu ei ole kohta. Ja seal on nagu mitu erinevat põhjust. Kas ta on tugevalt seotud kellegiga oma perekonnasüsteemist, et ta elab rohkem tema elu ja ta on nihkunud valele kohale, või teda on kuidagi nagu perekonnasüsteemist natuke välja nügitud mingil põhjusel ja seal on alati taga ka see, et ma olen kuskilt olnud ikkagi seotud kellegi teisega. Või ma liigun kellegi järgi, kes on liikunud perekonnasüsteemist välja, et olla talle lojaalne. Need võivad olla ka vanemad. Nii et selline suurem pilt selleks, et leida oma koht. Meil kõigil on õigus oma kohale. See on meie sünniõigus. Meil on õigus oma kohale perekonnasüsteemis ja kui me oleme oma kohal, seisame iseendaga joondunult, oleme endaga ühenduses, siis tegelikult kõik need välised mõjutused, mis meid tegelikult trigeldavad ja mõjutavad meid antud ajahetkel, need lähevad pehmemaks, need lõpuks kaovad ja me suudame endaga ühenduse leida selliselt, et me hakkame ennast kuulama, me hakkame oma sisetunnet kuulama ja mõistame, et see, mis sealt väljast tuleb, ei pruugi olla mulle sobiv, see ei pruugi olla minu tõde. See on midagi sellist, millest ma pean leidma ja välja filtreerima selle, mis mulle sobib ja see puudutab ükskõik milliseid eluvaldkondi. See puudutab tööd, see puudutab suhet, see puudutab toitumist, see puudutab liikumist. Me oleme üks süsteem, igaüks on eraldi olev süsteem. Ja kui me rohkem ennast tundma õpime, mida rohkem me endast aru saame, seda paremini me suudame ära filtreerida selle, mis mulle sobib ja mis ei sobi. Kuid nii kaua, kui me tohutult kuulame kõike seda, mis tuleb väljast, mõnikord on see vajalik ka, sellepärast, et aru saada üldse, kus ma olen ja mis mul antud ajahetkel võib-olla oluline on. Kuid kui ma võtan selle nii tugevalt enda süsteemi sisse ja teen selle enda omaks, ma nagu nii läbi selle, kus ma olen kasvanud ja arenenud, olen ma kohandunud vastavalt sellele, et sobituda nende inimestega, kellega ma olen koos kasvanud. Need on minu vanemad, vanavanemad, tädid, õed, vennad, ühesõnaga kõik see, kes minu perekonnasüsteemis on kasuvanemad. Nii et ma olen sobitunud nagu nii ja minus on välja arenenud teatud reaktsioonimustrid, mis ei ole tegelikult mina. Ja kui see pakett siit eemaldada, sealt tuleb välja minu enda figuur, minu enda süsteem, kus ma eraldan ära kõik need teised peale surutud reaktsioonid ja harjumused. Ja läbi selle saan ma hakata ise ennast tundma õppida ja läbi selle saan ma üldse aru, mis mulle sobib ja mis ei sobi. Nii et mina soovitan ikkagi väga ennast uurida, et aru saada, mis on mulle need olulised punktid siin elus ja mis on mulle tegelikult vajalik ja kuidas ma peaksin võib-olla mingites olukordades reageerima, olema ja kõik asjad ei ole kõigile, kõik ei sobi kõigile. Ma olen nii palju näinud oma töös seda, kuidas inimesed võtavad ja ütlevad, et jaa, ma pean tegema seda, sest on reeglid, on need olnud. Öeldud on, et nii tuleb teha. Ja kui me hakkame nagu süsteemi niimoodi põhjalikumalt uurima, siis see inimene läheb iseenda vastu. Ja siis tekivad tohutud sisemised pinged ja konfliktid. Eriti näitab seda meie keha. Meie keha on meie peegeldus. Mida rohkem ma iseenda vastu lähen, mida rohkem ma oma süsteemiga sellisesse konflikti lähen, seda rohkem reageerib meie keha. Nii et uuri ennast, saa endast rohkem teadlikuks ja juhendus sinu endani.